tere hommikust. Hakkab meisterdama. Moin! Mango. Iga rääkida, mängida. Liivlikas sai valmis. Kuhu me sõidame? Lähme Padelisse. Mis emotsioon on? Tomat! Nii, Padelis käidud, saunas käidud ja külmaveebasseinis tegin täna 30 sekundit. Ma tegin ühe. Läksin vits hulluks poes. Tširi! Mul on kõht nii tühi, et ma panin sinna paar kananagitsat hakkama. Siis ma mõtlesin, ma teen endale kanasuppi. See läks nüüd küll aia taha. Ja suppi sisse läheb siis seemuna. No nii ohtralt sibulat peale ja läheb. Ma teen homseks meal prepi ka, nii et siia tuleb siis see gyoza lasagna ja vaatame, mis sellest saab. Teen siin täiega oma loomingut. Ma ei tea, mis pühadused jootusse siin on. Ma olen juba poolel teel. Peale kodujustumöksi veel hakkliha. Ma panen pool pakki seda tomatit. Ja parim selle juures on see, et ma saan homme lõunal teada, kas see on üldse söödav. Super. Tere hommikust, Funtik. Tšau, Funtik. Tegemist. Eile esmaspäev oli vaba päev, siis täna mul on täiega esmaspäeva tunne. Aga tegelikult on juba teisipäev. Wednesday and then on Thursday. Tööpäev täna oli mega rahulik. Ma lähen nüüd juuksi. Mõtlesin, lähen korraks kiirelt poest ka läbi. Puntsik! Nii mul oli kõht ilgelt tühi, siis mõtlesin, mida süüa. Ja ma tegin marinaadi valmis. Ja riis läks nüüd ka leotama. Siis riisi kotsukana pool. Ma olen küll natuke fitness režiimil praegu, muidu ma paneks siia veel majoneesiga peale. Okei, ma panen ikka natuke majoneesiga. Ma tegin kogemata maailma kõige parema toidu. Ma sõin 2 portsu, ma mõtlesin, see teine jääb homseks, aga ma lihtsalt ei suutnud lõpetada. Kõht on lihtsalt tohutult täis, aga mul on lihtsalt nii hea olla. Ja see oli nii hea. Funtik! Hommikust ma olen veits munema jäänud. Jäin mõlemast oma trammist maha. Ma tean, et see oli märk, et ma tegelikult oleks pidanud jalutama tööle. Teate, ma tulin koosoleku tuppa rahunema lihtsalt, sest ma läksin ikka väga pahaseks. Käisin siin üks laupäev tööd tegemas. Projekti juht lubas siis, et see on tasustatud. Silly walk for my silly mental health. Tegelikult kakas just ja see haiseb täiega. Paningi endale siis selle hädaabitoidu, mul täna absoluutselt ei ole tuju midagi kokata. Trennis käidud, pesus käidud, juba on palju parem olla ja tegelikult ma ikkagi tahan kokata ja mõtlesin, ma teen bananapreedi, et selline väikene natuke tervislikum, aga mõnus magustoit ja homme tuleb Nikka, nii et tema saab siis seda ka süüa. Veits on haige, aga see on põhimõtteliselt nagu mac and cheese. Panin siia palju juustu juurde ja ketšupit ka peale. Ja... Nii banaanid on purustatud. Muna, suhkru, vanilli ja see maitseb nagu koogel-moogel. Ja väiksena põhiteema oli alati selles, et kui ema tegi kooki, et kes siis saab kaussi lakkuda. Ja guess what? Ma saan nüüd ise seda kaussi lakkuda. Neid jääb üle vaid oodata. Ja nõmeda päeva lõpetuseks bananapreedi. Jäi veits toores, pole hullu. See oli -1 kraad, aga minu jaoks on ikka kevad. Nii, kell on 5, tööpäev on läbi. Pean ütlema, et väga üles-alla päev oli. Nick tellis meil päiksekreemi Itaaliasse. Pean nüüd hoopis kiiresti kassi minema pakkima. Talle tullakse poole tunni pärast järele. Aga ma ei tea, ma olen päev otsa aevastanud ja lurisend. Ma loodan, et ma lihtsalt haigeks ei jää. Kas kõht ka valutama? Muidik! Nick pole siiani jõudnudki ja mul on pool juba söödud. Vaadake, kui põnev see on. Matcha. Mul on selline külmetuse tunne. Nina on veits kinni ja kurk valutab.
Tead mis? No. Aega minna pitsat võtma. Jah. See on parim, mida teha saan. Pole soovinud kaotada, nüüd ma tean. Minks üks päev tegime. You look gorgeous, darling. Slay, slay, slay. Nüüd ma siin siis olen reede õhtul 9:30. Ma arvan, et ma lähen magama. Tere hommikust, ärge vaadake mu padjanägu. Mõtlesin, ma teen hommikuks munavõied nendest veel viimastest alles jäänud munadest. Mida ma tahaks nädalavahetusel saavutada on siis akende pesemine, lillepottide ümber istutamine. Munapuder sai valmis, kohvikene käima läks. Panin siia endale väikse setupi, väikse kohvikese. Teate, ma mõtlesin, et ma olen siin mingi 10 minti joon kohvi ära ja lähen minema, aga ma olen siin juba tund aega olnud. Siin on väga mõnus. Jalgadel hakkab veits külm, sest tegelikult on uue saanud 6 kraadi. Ja kohe, kui päike hakkas paistma, on näha, et need aknad on ikka mega räpased. No see on kohe teine asi. Mõtlesin, ma kukun aknast välja. Okei, aga see on lihtsalt nii mõnus. Jogurtit ja panin lihtsalt smoothid siia põhimõtteliselt supina kõrvale. Aga ühe muna või saia tegin ka. Töökaaslane Riika kutsus siis jalutama. Pean ka midagi viisakat selga panema. Selline siis jalutuskäigu väike outfit. It's kind of funny, like, it's nice. Like worst! Yeah? Ma jõudsin koju. Pidi olema lihtsalt jalutuskäik. Mõtlesin, ma lähen pusaga siuke mental health walk, aga siis me läksime Aperoli hoopis. Aga me jalutasime ka, nii et ma loodan, et ma jään terveks. Nii, siin on siis salati põhjal väike tuunikala pasta ja kodujuust. Ja see on siis tänane hommikusöök. Ma pean oma küüned korda tegema, siin tuli üks ära. Et siin oli see vana salongis tehtud keelijääk ja siis ma tegin sinna oma keeli peale, et võib-olla sellepärast tuli lahti. Ma olen liiga andekas. No nii, 15 minutiga. 45 mitsa pärast on mul keelekursus. Fit check. Nii keelekohvikus käidud. Tegelikult pea on jumala paks sellest soome keelest, aga tegelikult oli väga tore. Teen kiirelt lõuna ja siis lähen juba katusele lilli ümber istatama. Sama lugu, kohupiim, müsli, chia-seemned ja smoothie. Nii vist sain valmis. See sain siin palju rohkem tuge ümber istutatud. See ja nüüd täitsa üle, ma panin 2 kliivjat kokku. Teine havisaba endale sai natuke juurde. Ja siin on need 2 kliivjat koos. Ma lugesin, et neile meeldibki koos olla. Siis see õnnetuke sai lihtsalt mulda juurde. Küünealused on mõnusad mullased. Ja eks siia hakkab vaikselt asju kogunema. Praegu oli isegi okei, aga tead, ma ütlen, et talviti on päris kriipar siin käia. Ma olen viimasel ajal nii romkommide lainel ja ma ei saa, need kuidagi lihtsalt tervendavad meil. Teen siis lihapallikesi ja risotot. Unustasin näidata, mis see taldrikus oli. Nick tõi Taanist siis selliseid nämasid asju. Ka mega hea oli. Siin on väljas nagu siuke hapukiht ja siis sees on vohukommikene. Aitäh, et viitsisid jälle lõpuni vaadata. Kui sulle meeldis, siis pane like, pane komment, subscribe ja näeme järgmine nädal. Ciao!